kunagi kola äraveoga mulle tekkis üks sükene nukk ja siis see on mul olnud igas stuudio nurgas ja igal võimalikul viisil jalus. Ja siis mõtlesin, et nagu kuna ma tegelesin just parasjagu kändudest lampide nikerdamisega, siis ma mõtlesin, et võiks sellest ka ühe soojaga teha endale ühe laelambi ja siis ma mõtlesingi, panin ta kokku ühe PVC tahvliga, mis oli mul teine tarbetu jalus olev asi stuudios, nagu see oli mul igate pidi risti ja põigiti jalus, no. Ja kruvidega kinni ja sellest mõtlesin, et teha kas siuke nagu haldja või surfari vahepealne mingi asi, et siukene välja mõeldud tegelane, kellest see võiks nagu lambina huvitavalt töötada ja siis mõtlesin, et panen nagu tiibade külge nagu lambid, et algne mõte oli ka mingil määral, et need võiks olla nagu vanakooli lennukite mootorid olid, et olid tiibade küljes mitu tükki, aga siis siukses viisis nagu mõtlesingi, et teekski ära, et see võib päris hea olla. Ja no selle valge plaadi ma muidugi värvin ära ka, et see ei jää siuksena sinna ja aga kõigepealt ma panin nagu lambid külge. No teise külje peal on see külg, kus need kruvid ja asjad on, see jääb vastu lage, et see ei ole näha, kuna tegemist on ikkagi laelambiga ja see jäi ka valgeks, et seda ma ei plaaninud ka värvida, et krutingi soklid külge ja vendan nagu mingi juhtmed ja värgid sinna, et ja no, juhe ei pea väga jäme olema, kuna tegemist on ikkagi suhteliselt väikeste LED pirnidega, mis sinna lähevad, et LED-d on nagu sellised leebemad lahendused, et see umbes kogu lamp oleks võib-olla 50 vatti kokku ja konksu külge läheb kett ja just see sama kett, mis seal keskel X-i kujuliselt on, vaat see lähebki, sellega ma mõtlesin, et riputan, et sellega saab ka ühtlasi, kuna ta on X, siis ma saan sellega reguleerida ka tasakaalu asendit, kui ma ei tea, kus kohas on tasakaalu asend lambil või tasakaalu raskuskese täpselt, siis sellega saab ka reguleerida niimoodi. Ja siis värvib ära ja siukene nagu maalikunstiline ja nikerdus lahendus nagu siuke see, et kui mul on laes on üks känd ja üks rakett ja üks nukk, siis kokkuvõttes oleks päris huvitav, et siukene nagu ühendus ka paika. Konksu paigaldamist ma ei hakanud nagu sisse filmima, et ma mõtlesin, et konks oli mul olemas ka seal, et selles mõttes, et selle ma tegin varem ära. Ja nii, pirnid ka külge ja tasakaalu asend paika ja ongi enam-vähem, no. Et ta istub nagu, jätab siukse ringi lendava mulje, kui ta laes on, eriti kui altpoolt vaadata. Ja LED pirnid, nii seal on neid päris üks jagu, et jätab siukse mõnusa hajusvalguse ka. No võib-olla sisse lülitades käib pauk, aga ei õnneks ei käinud. Ma mõtlesin küll, et võib-olla ma ühendasin valesti või midagi, aga seda mul ei ole õnnestunud siiamaani teha. Võib-olla ma millalgi teen mingit ala elektrobuumi stiilis midagi, aga ma ei ole päris elektrobuum ja ei käinud pauk ja Lasnamägi ei jäänud pimedaks, et ei olnud Tallinn pimeduses pärast, vaid hoopis valge tuba. Kusjuures siin kaamerast ei ole väga näha, kui valge see tegelikult on, aga et selle valgustusvõimsus on ikkagi üsna siuke korralik, et 50 vatti LED-d ei ole see, mis on 50 vatti mingeid õõglampe või mingit seda, mis ei annagi mingit valgust peaaegu. Et 50 vatti LED-d on ikkagi umbes selline üsna korralik valgus, et ma tahan ikkagi oma kunstistuudios valgustit, mis sisse lülitades valgust kannab, et muidu kui ma lülitan
valgusti sisse ja tuba on ikka hämar, siis no see ei sobi mulle nagu, et ma tahan valgust, et läheks nagu valgeks ka. Et kui ma lülitaks nagu lampi, et siis tekib mingisugune valgus, noh. Et 50 vatti LED-d on nagu üks korralik prožektor, millega spordiväljakuid valgustatakse, et seal on neid mitu tükki koos, et nagu kui üks nendest panna, siis see on umbes midagi siukest, et ta ikkagi annab päris korralikult valgust, mitte lihtsalt